Hei, käes on kolmas suht kiire nuudelkokandusvideo ja suht kiire nuudelkokandusvideo sarjas teeme erinevaid toite, mille aluseks või põhjaks on siis vanad head kiirnuudlid ja lisame neile kiirnuudlite erinevaid toiduaineid ja produkte, et kiirnuudlitest saaks kas A tervislikum, B toitainerikkam või C lihtsalt maitsvam ja põnevam roog kui tavapärane harjumuspärane lihtsalt kiirnuudlid vees. Seekordselt võtame ette kaks retsepti, millest esimene kannab nime duubelnuudlisupp ja teine vaese mehe pasta carbonara. Nii et vähem juttu, rohkem tegusid, asume kohe vaatama, mis on need toiduained, mida meil on vaja varuda, et need kahte retsepti ise järgi teha. Toiduained, mida sul nende kahe retsepti jaoks vaja on järgmised. Esimese roa jaoks, mille nimeks oli siis duubel kiirnuudlisupp, läheb sul vaja kõigepealt endale meelepärast pakki kiirnuudleid. Me kasutame seekorda Roltoni Hot Chicken ehk siis vürtsikaid kananuudleid. Ja teiseks jällegi endale meelepärast mingit pakki valmis suppi. Mina soovitan kasutada püreesuppe. Kasutame näiteks seekord tomatipüreesuppi. Aga võib ka kasutada ükstapuha millised purgisuppe. Näiteks vana head seljankat või borsisuppi või kapsuppi või mis iganes suppi. Nii et see jääb täiesti sinu enda valida. Maitsvam ja toitvam tuleb see minu arust püreesupist ja see on üks minu lemmikuid matkatoitusid. Teine retsept on pisut keerulisem. Seal läheb sul vaja peekonit. Võid ka kasutada sinki, aga soovitan peekonit. Seejärel sibulat, vahukoort, pipart, soola, õli, jällegi endale meelepärane pakk kiirnuudleid. Selle roaks mina kasutan Roltoni Cheese and Bacon ehk siis juustu ja peekoni nuudleid. Ning hiljem garneeringuks ja maitstamiseks soovitan ka sul võtta koriandrit. Kui ei ole koriandrit, võid võtta rohelist sibulat. Kui ei ole kumbagi, võid selle osa ka soovi korral ära jätta. Nii nüüd, kui sul on tutvustatud kõik toiduained, mida sul vaja on, asume siis kokkamise enda juurde. Esimene retsept, siis topelt nuudlisupp on ime lihtne tõesti valmistada. Selleks ei ole vaja sul muud, kui avada oma siis püreesupi pakk või valmis keetav, nagu purgil on juhendil ette nähtud purgisupp. Minul on siis püreesupp, selle valmistamise meetod on ka ime lihtne. See tuleb lihtsalt ajada ainult pliidil soojaks. Kasutan selleks kaussi, et saada õige kogus. Teen ühele rooga, seega tervet pakki mul vaja ei lähe, vaid üks sihukene kausitäis on piisav kogus. Ja valan selle kausitäie potti ning ootan, kuni see läheb keema. Nii, kui supp on läinud keema, siis on aeg purustada jälle natukene kergelt pakid nuudlid. Täiesti jahuks ei ole vaja teha, aga et oleks kergelt katki, et oleks mõnusam neid kasutada. Ja kui nuudlid on natuke katki, avad paki. Ning võtad välja maitseained, et need ei viskaks suppi sisse ja kallad nuudlid keema suppi sisse. Lisad ka maitseainete segu.
ning õli, kui see on pakis kaasas. Ning keedad seni, kuni nuudlid on pehmed ja ei ole enam hamba all krõmpsuvad. Seda tuleb ka lusikajärga, kui katsud lusikaga, kui alguses nuudlid paned, siis need on sellised kõvad ja mingi hetk nad enam ei krõbise su lusika all, on vaid pehmed valmis. Ja siis ongi sul toit valmis. Ja kui on võib-olla 2-3 minutist tavaliselt piisab, on nuudlid pehmeks käinud, siis ongi sul duubelnuudlisupp valmis ja võid asuda sööma. Nagu ütlesin, mina kasutan seda retsepti väga tihti matkadel ja on väga mõnus toitev ja kiire roog, mida matkal vaheparaks süüa kuskil lõunapausil või lausa isegi õhtusöögiks. Aga asume nüüd meie teise retsepti juurde. Vaesemehe pasta carbonara alustame sellest, et nagu enamus retseptide puhul valmistad kõigepealt nii, nagu sinu kiirnuudli pakil valmistamisjuhend ette näeb, valmis kiirnuudlid. Meie puhul tuleb asetada nuudlid keemasse vette, selleks panen vee keema ja hoida neid soovitatavalt kaane all 5 minutit keevas vees. Ja seda asumegi tegema. Paneme kõigepealt nuudlid vette, nuudlid kaussi, vabandust. Kõik kuni viimseni. Seejärel lisame maitseainete segu. Ning pakis kaasas olnud õli. Paneme peale kuuma vee. Jällegi pana seda peale täpselt nii palju, et see kataks ära nuudlid, sest et vedelikku ennast meil hiljem vaja ei ole, et selle kurname ära. Ja nüüd, kui sa oled alanud peale piisab palju vett, et see katab ära nuudlid. Jäta nad kausi alla 5 minutiks tõmbama ja samal ajal valmista ette teised roaks vajalikud produktid. Samal ajal, kui nuudlid kausis kuumas vees paisuvad, saad ette valmistada näiteks sibula. Selleks haki sibul peenikesteks kuubikusteks. Nagu ühes oma eelmises videos näitasin, selleks on lihtne moodus. Kõigepealt lõika sibul pikkupidi pooleks. Seejärel veel kord pooleks, nii et sulle jääb 1/4 sibulast kätte. See nüüd siis sibula ülemine ots, siinpool oli kunagi alumine ots. Ja seda pidi nüüd lõika sibul väikesteks viiludeks, nagu sa lõikaks ta ülevalt alla väikesteks viiludeks. Nii. Selleks hoia sibulat niimoodi, nagu mina praegu kinni. Et ülevalt alt otsast. Abiks on, kui sul on terav nuga. Mina just teritasin ennist noa ära. Ja nüüd, kuna sibula on jällegi, näed, siuke kihiline, siis kui sa hakkad teda nüüd teiselt poolt küljest lõikama, siis sul juba tulevadki mõnusad väikesed kuubikud imelihtsa vaevaga. Ole ettevaatlik, et sa näppu ei lõikaks. Nii. Kui sibul on hakitud, siis võta ette peekon või sink, olenevalt sellest, kumba kasutad. Ja kogus võta siis selline, nagu sulle endale umbes meeldib. Kui sulle meeldib väga singine roog, siis rohkem, kui kergelt singine, siis vähem. Mina panen näiteks praegu, söön üksinda, panen 1, 2, 3, 4, 5 viilu piisab küll. Võtame siia 4. See on umbes pool pakki sinki. Ja nüüd samamoodi hakin peekoni väikesteks kuubikuteks.
võid teha umbes sama väikesteks, kui tegid sibula. Kui sulle meeldivad suuremad tükid, võid ka natuke suuremad jätta. See on sinu enda maitse järgi jälle. Aga umbes siukse hakkmassi võiksid neist teha. Kui sibul ja peekon on hakitud, siis tõenäoliselt on ka juba sul sujuvalt möödas 5 minutit ning on aeg ära kurnata nuudid. Nagu ütlesin, vedelikku sul vaja ei ole, võid rahulikult selle kraanikausist alla valada. Või kui soovid seda puljongini juua, siis kallase mõne kausi kohal kaussi. Mina seda puljongini juua ei soovi. Seega kurnan nuudlid kraanikausi kohal, nii et puljong läheb kraanikausist alla. Nuudlid on ilusti valmis. Ja teised koostised on samuti hakitud. Seega on aeg minna pliidi juurde ning panna pann tulele. Ei olegi jõudnud pliidi juurde, vahepeal pannud panni ja pannile õli ning selle pliidile soojenema, et õli läheks kuumaks. Toitu soovitame teha kuuma õli, siis ikka alati. Ja jälle tuletan sulle meelde, kui oled minu eelmises videos vaadanud, siis juba tead. Kui ei ole, siis see on väike nipp, et kui sul on näiteks sibul käepärast, nagu mina, et sa pead niikuinii sibulat praadima, siis selleks, et teada, kas pann on piisavalt kuum ja õli seal peal, siis viskad ühe tüki sibulast õli sisse ja kuulad. Ning kui sa näed, et ta hakkab, no siit ei ole vist hästi näha, aga kui ta hakkab pragisema ning mullitama, siis see tähendab, et õli on piisavalt kuum, et lisada ka ülejäänud sibulat pannile. Või siis mingi muu asi, mida sa parasjagu praadida kavatsed. Mina alustan sibulast. Ja kõigepealt pruunistan ära sibula. Kui sibul on pruunistunud, näed, on ilusti kenasti pruuniks tõmmanud, siis on aeg lisada peekon. Ja praen ka peekon niimoodi läbi, et ilusti see rasvane osa on hakanud ära surama ja ka natuke on pruunistunud peekon. Nüüd, kus peekon on ka ilusti pruunistunud, nagu öeldakse, natuke igistama hakanud, see rasv on siit, peekoni rasvane osa on välja sulanud, siis on aeg lisada pannile nuudlid. Ja segad kõik korralikult läbi. Praediks võib-olla maksimum minutike, et nuudlid saaks kogu selle mõnusa sibula ja peekoni vedelikuga kokku ja läheks soojaks. Ning seejärel lisad vahukoore. Nüüd, kui sul on nüüd minutik umbes seda nuudleid koos kogu muu asjadega, et siis sibula ja peekoniga läbi seganud korralikult ja läbi praadinud, siis on aeg hakata lisama vahukoort. Teen vahukoore paki lahti. Ja hakkan vaikselt siia peale kallama. Kallad ühe kogus ära. Segad kõik hoolega läbi. Nii, et väga oluline on see, et sa siia seda vahukoort korraga liiga palju ei pane. Et ta ei muutuks sul supiks. Siis on ka natuke pahasti. Nii näen, et saab veel panna. Ta peab jääma natuke nüüd, kui tunne, nagu oleks kastet peale pandud. Ehk siis ta ei tohi minna sul liiga vedeleks ega tohi ka jääda liiga kuivaks. Panen sortsu veel vahukoort. Ning nüüd, kui on õige kogus vahukoort pandud, on õige aeg ka lisada maitseained, soola,
soolaga jällegi ole ettevaatlik, nagu ütlesin oma ees varasemas videos. Soola on alati võimalik hiljem juurde panna. Kui on üle soolatud, ära võtta ei saa. Nii et alguses pane üks võib-olla näpu täis, natuke peale. Peekon on ise ka soolane. Et sealt sa ei tea, kui palju võib kunagi tulla. Soola, sega toolega läbi. Ja pipart maitse järgi jällegi. Ole pigem alguses ettevaatlik, pipartki võid hiljem juurde panna. Et kui oled liiga mürtsiks teinud ja ei saa enam korralikult süüa, siis on juba liiga hilja. Minule pipraroog meeldib, panin päris korralikult pipart ja segad jälle kõik korralikult läbi. Kui tundub vahepeal, et jääb liiga kuivaks, siis võid lisada sortsu kaukoort. Nii, ja kui nüüd kõik on korralikult läbi segatud, siis hops, ongi sul Vaesemäe pasto carbonaro valmis. Nii et need on siis 2 tänast retsepti, mida sulle õpetasin, ehk siis duubel nuudlisupp ja Vaesemäe pasta carbonara. Üks neist võtab aega ainult võib-olla tõesti 2–5 minutit maksimum valmistada ja teine siis kuskil 5–10 minutit, oleneb kui kiiresti sa jõuad hakkida ja praadida. Nii et loodan, et sulle mu tänased retseptid meeldisid, loodan, et sa teed neid ka järgi ja loodan, et sul tuleb samamoodi väga maitsev ja toitev roog. Kohtume sinuga juba järgmises videos, kus on sulle jällegi 2 uut kiirnuudi retsepti. Tšau, tšau!